aga üldiselt läheme siis samamoodi edasi. Järgmisena Jaanika Raun räägib meile Saaremaa näitel siis, siin on ilusti pikalt juba väljata, aga palun Jaanika. Jah, aitäh Martinile jälle vahva sissejuhatuse eest. Mina olen Jaanika, nagu öeldud, ja räägin teile seda, kuidas turismi sihtkohta määratleda. Minu taustast nii palju, et mina olen inimgeograafia magistrant ja olen siis mobiilpositsioneerimise uurimisrühmas tegev. Ja sellest ka minu töö iseloom ja andmed. Millest ma teile täna räägin? Natukene teooriast. Kui siit pealkirjast vaadata, siis ma räägin teile sihtkohateooriast veidikene. Meetoditest, kuidas ma seda sihtkohta mõõdan ja defineerin. Ja siis muidugi loomulikult tulemustest, et mis ma siis kätte sain oma teadmiste põhjal. Kui me nüüd lähme edasi tänase päeva ja selle juurde, miks me täna siin oleme ja mis teemasid me käsitleme ja mõtleme selle reostuse peale, siis ma jätan selle sinna kõigepealt üks vahva artikkel, mis ilmus sel nädalal kolmapäeval kohalikus maakonnalehes Meie Maa, et keskkonnasõbralike puhkemajadele anti siis tunnustus. Ehk kui me mõtleme tagasi selle reostuse peale, siis just nüüd pööratakse üha enam suuremat tähelepanu sellele, kuidas turismi valdkonnas siis suuta ja parandada seda teenuse pakkumist, et see teenus, mis inimestele kättesaadavaks tehakse, oleks võimalikult keskkonnasõbralik ja ei saastaks nii palju, et siis just näiteks Saaremaal antigi siis 2 puhkemajale välja rohelise võtme tunnusmärk, mis siis näitab, et tegu on säästlikult ehitatud maja kompleksiga ja samuti siis seal on teenused, mis seal on võimalik saada, on kõik säästlikud ja looduskeskkonda arvestavad. Ja siis, kui me nüüd mõtleme tagasi selle Valdur Lahtvee ettekande peale Võsu randa aastal 2025, siis võib-olla see ei olegi nii vale, sest et kui me hakkame nüüd vaatama seda, mis on viimastel aastakümnetel toimunud ja mitmepäevaste välisreiside osas, siis näeme, et alates aastast 1995 on asi toppelt suuremaks läinud ehk 2012. aastal me ületasime siis mitmepäevast, et välisreisid ületasid miljardi piiri. Ehk siis inimesi liigub ja reisib üha enam rohkem ja seda võib põhjendada siis sellega, et oleme jõudnud 21. sajand, kui siis uus mobiilsuse paradigma, sellised Briti sotsioloog John Nurri on siis väitnud seda, et inimestel on üha enam võimalik liikuda, reisida ja siis turism on üks just selle väljendustest. Ehk siis see on selline üldine sissejuhatus, miks mina täna siin üldse olen ja teile sellest asjast räägin. Et olukord on ikka karm, kõik tarbime vett ja asja üha enam ja rohkem. Aga kui me läheme nüüd siis turismi keskse mõiste juurde, milleks on sihtkoht, siis kui hakata sihtkoha mõistet uurima, et mis see üldse on, siis selliseid lihtsalt konkreetseid definitsioone on tegelikult vähe. Et Maailma Turismiorganisatsioon on küll defineerinud, mis on sihtkoht ja see ongi siis see ruumiline, konkreetselt piiritletud ala, mida võibki siis käsitleda kui traditsioonilise tõlgendusena sellena, kus siis turist viibib, vähemalt kas on olnud peamiseks põhjuseks, miks ta sinna kohta on tulnud või ta on veetnud seal vähemalt ikka suure osa oma reisiajast. Aga miks selle turismi sihtkohtade defineerimine nii keeruline on see just, et sihtkohal on mitmed erinevaid tasandid, et me võime siit vaadata sellist looduslikku, kui me võtame Murphy ja tema kolleegid on siin teinud ühe joonise, kus põhimõtteliselt on olemas see looduslik pagas, mis sellel sihtkohal on see siis mäestik või mõni mererannik, siis lisaks sellele looduslikule paketile on sinna peale pandud veel igasugu teenused, et seal paigas saaks ööbida, et seal saaks süüa, et seal saaks transport, saaks sõita ringi. Ja siis kõige selle kogu kupatuse põhjal võib tegelikult sellel turistile endal tekkida hoopis teistsugune arusaam, et mis see sihtkoht tema jaoks on. Ja kui neid olemasolevaid käsitlusi vaadata, siis need põhiliselt jagunevadki 8, et ühed, kes väidavad, et ongi konkreetselt see sihtkoht, on see saar, see linn, see regioon, ta on kindlalt piiritletud, kuhu inimesed lähevad, pakub teatavaid teenuseid ja atraktsioone, siis uuemad käsitlused vaatavad, et me ei saa ikka piirduda nii sellise olla nii kitsa maailmavaatega või silmavaatega, et tegelikult see sihtkoht tekib ikka inimeste peas ja see on kõik seotud meie tunnete ja emotsioonidega, et näiteks kui võtta mõni kruiisilaev, kes siin kruiisilaeval seiklev turist, siis tema jaoks see sihtkoht võib olla see sama laev, just see sama sõit ja seal tekivad need
igasugused lood ja inimesed, keda ta seal kohtab, aga samas teise jaoks võib-olla ongi konkreetselt need linnad, kus siis see laev peatuse teeb, on sihtkohaks. Ehk siis selline keeruline mõiste, aga mille põhjal tekibki küsimus, et kas siis see sihtkoht on selline kuidagi selline ähmane ja ümmargune mull või nii-öelda mõiste või on ikkagi tal konkreetsed piirid olemas. Mina siis eeldan seda, et ta on ajaliselt ja ruumiliselt mõõdetav ja ma püüan siis välja töötada just nii-öelda konkreetse metoodika, kuidas seda sihtkohta piiritleda nii ajas kui ruumis. Minu, nagu juba mainitud sai, siis minu uurimisalaks on Saaremaa. Saaremaa on Eesti mõistes küllaltki tuntud sihtkoht. Siia küll nii-öelda või osakaalu mõttes paljud turistid ei jõuagi võib-olla Saaremaale, aga need, kes jõuavad, siis tulevad sinna kas siis selle nii-öelda ruraalse idülli poolest, et oi, seal on ikka kiviaiad ja kadakad ja toredad meremehed, siuksed muhedad sellid ja nii edasi. Või siis tegelikult viimasel ajal on ka suurenenud just siis nii-öelda konverentsi turismi osakaal või selline spa-puhkused ja nädalavahetused, et selles suhtes Saaremaal on nii-öelda väljaspool Eestit selline konkreetne imidž olemas, et milline ta turismi sihtkohana on. Ja mina püstitasin siis järgnevad uurimisküsimused, millele ma püüdsin oma töös vastuseid leida. Ehk siis välja selgitada, mis sihtgrupid seal Saaremaal käivad, kui kaua nad seal on ja just, et kelle jaoks siis Saaremaa on sihtkoht. Metoodikast natukene. Et paljud teist siin kuulevad seda ettekannet, võib-olla on juba varasemalt kuulnud ja kas siis inglise keeles või eesti keeles ja selles suhtes teie jaoks mul on niisugune rõõmustav uudis, et te saate kõike korrata, et kordamine on tarkuse ema ehk senised teadmised te saate jälle uuesti üle korrata. Ehk siis mina kasutan passiivse mobiilpositsioneerimise andmeid. Mobiilpositsioneerimine üldiselt jaguneb siis aktiivseks ja passiivseks. Passiivse mobiilpositsioneerimise puhul toimubki siis sel hetkel, kui igaühel meist on taskus telefon, kui ma siit teen kõnetoimingu või saadan SMS-i või teen andmesidet, siis telefon suhtleb mobiilimastiga, kus iganes see kõige lähem siin praegu on. Ja selles hetkel siis pannakse paika telefoni asukoht. Ja siis nendest asukohtadest saamgi mina oma andmed kätte. Ehk iga telefoni omanik on nii-öelda anonüümne number minu andmebaasis ja selle numbri taga on siis näha, mis riigis see turist on, ehk tegelikult on see telefoni registreerimise riik, ehk kuhu telefon on registreeritud, siis ma loen, et see on selle turisti rahvuseks. Siis see, millal see esimene kõne on tehtud ja kõnepäevade arv siis maakondade kaupa ja nagu mainitud, mina uurin Saaremaad, ehk siis minu andmebaasis on ainult need välisturistid, mitte eestlased, need, kes on siis käinud 2011. aastal Saaremaal. Ja kuna minu eesmärgiks oli uurida just seda Saare maakonna positsiooni, et kui paljud siis käivad ainult Saaremaad, kui palju kui muudes, siis analüüs on jagatud nii-öelda 8, et kes siis ainult Saaremaal käivad ja kes osaliselt Saaremaal käivad. Kui me nüüd tulemuste juurde asume, siis minu andmebaasis lisan siinkohal veel juurde, et selle positsioneerimise asjaga tegeleb Tartu Ülikooli spin-off firma Positium LBS ja mina siis kasutan EMT andmeid, ehk siin ei ole Tele2 ega Elisa ega nende klientide andmeid. Ja vaadeldaval perioodil külastas siis Saaremaad 32 000 välisturisti circa, kes tegid siis natuke üle 37 000 külastuse. See vahe on tingitud siis sellest, et ühel aastal on üks turist võimalusel teinud ka mitu külastust, et käinud nii jaanuaris näiteks Eestis kui detsembris. Ja Saare maakonna alla läheb siis nii Muhu kui kõik muud saared ka, et Saare maakond üldiselt. Ja mis riigist kõige rohkem turiste Saaremaal käib? Kõik teavad, soomlased. Kevadel jõuab kätte selle järgi, et Kuressaare turul hakkab soome keelt rohkem kuulama kui eesti keelt. Aga kes siis veel käivad? Ikkagi meie lähinaabrid lätlased, rootslased ja siis Saksamaa turistide osakaal on viimastel aastatel suurenenud ja ikkagi meie lähinaabrid, et mujalt kaugemalt Euroopast jõuab siia ikkagi vähem turiste. Ja just siis nende korduvkülastuste osa, kes on käinud Eesti nii-öelda Saaremaal selle aja jooksul mitu korda, et need siis on just ka meie lähinaabrid teinud soomlased ja lätlased. Tulemustest, et kelle puhul me siis võime väita, et Saaremaa on sihtkoht ja kelle puhul mitte.
Nüüd tuli juba palju infot korraga, aga hakkame siit algusest vaatama. Et kui ma jagasin siis turistid selle põhjal, et need, kes on teinud kõnetoimingud ainult Saaremaal ja need, kes on teinud ka muudes maakondades, et ta tuli Eestisse, tegi Tallinnas kõne, tegi veel Läänemaal, Saaremaal, käis veel Pärnus ja teab kus veel. Ja siis need, kes tulid ja tegid oma kõne ainult Saaremaal, siis neid, kes tegidki selle kõnetoimingu ainult Saaremaal, on siis 42% kõikidest ja ülejäänud 58% käisid siis ka teistes maakondades. Kui me vaatame riikide siseselt, siis kõige rohkem ainult Saaremaa külastajaid on rootslaste hulgas. Sellele võib arutleda ühe sellise loogilise põhjenduse, et 2011. aastal oli Kuressaare ja Stockholmi vahel otse lennuühendus, mis tähendab, et Rootsi turistid said tegelikult väga mugavalt tulla otse Saaremaale. Et tol aastal muudel rahvustel, et Mõntu-Ventspils laevaliini sel aastal enam ei käinud, nii et lätlased pidid ikkagi tulema läbi siis nii-öelda maismaatranspordi või siis hoopis kusagilt mujalt. Aga samas sellegi poolest on näha, et lätlased ja leedukad tulevad siiski pigem just Saaremaale, on oma suurema osa ajast Saaremaal ja see aeg, et nad oleksid, et see kõned, mis on tehtud Pärnumaal või Läänemaal, on pigem selline transiit ehk nii-öelda sihtkoht on olnud Saaremaa. Ja kui me vaatame, et mis maakondi veel külastatud on, siis loomulikult Eesti turistide sisenemise väravaks on Harjumaa ja Tallinn, kus siis valdav osa turiste tuleb. Loomulikult circa 60% Saaremaad külastanutest on käinud ka Harjumaal. Kui sealt edasi võtta, siis circa 40% on ka käinud Läänemaal ja rahvuste puhul loomulikult lätlased käivad Pärnumaalt läbi rohkem, soomlased tulevad Harjumaalt läbi, et siin on sellised väga selged geograafilised põhjused. Ja kui vaadata seda sihtkoha piiri ruumis, ja lisaks ruumile ka ajaliselt, siis loomulikult enamus Saaremaa külastustest tehakse suvekuudel, circa pooled külastustest ongi tehtud suvel, aga kui me hakkame vaatama nii-öelda külastuste kestust, siis tegelikult need külastused, mis on tehtud talvisel ajal, on pikemad, et me võime siis arvata, et talvel tullakse Saaremaale just täpselt nagu selline, nagu me siin oleme, tuleme spaasse, veedame siin mõnusalt pika nädalavahetuse ja üldse ei kipugi kusagile mujale tulema, et meil on see üks sihtkoht, see sama kompleks siin ja veedame selle aja siin, et olgem ausad, ega seal porisel ajal väga mujal midagi teha pole Saaremaal, kui siis kuskil heas soojas basseinis sulistada. Aga see on selline arutelu pool siinkohal. Ja kui siis võtta need turistid, kes on käinud lisaks Saaremaale ka mujal muudes maakondades, siis siiski ikkagi näiteks soomlased, rootslased ja lätlased veedavad Saaremaal siis üle poole oma külastusajast ehk terve selle aeg, kui nad on Eestis olnud, siis Saaremaa on ikkagi moodustanud suurima osa sellest, et siis nende puhul võib määratleda Saaremaad sihtkohana. Et kokkuvõtteks siinkohal veel rääkida, et miks see nii-öelda töö on nii-öelda oluline või eriline, ongi pigem seisneb nende andmete iseloomus, et traditsiooniline majutusstatistika, mis meil on olemas, läheme Statistikaameti kodulehele, vaatame, palju meil on majutatud ja palju meil on ööbimisi, ei võimalda meil siduda nii-öelda ühe inimese reisi, et kus ta siis täpselt on käinud, aga sellise mobiilpositsioneerimise andmestiku põhjal me saame need nii-öelda üksikud külastused siduda reisideks, ehk me näeme seda tervet trajektoori, kus see turist on liikunud, mida klassikaline majutusstatistika meile ei anna. Ja samuti kajastuvad andmetes ka sellised turistid, kes ei ole kusagil ametlikult ööbinud, et tõesti paljud kasutavad telkimisvõimalusi või lihtsalt ise käivad sõprade ja tuttavate juures, et nad ei kajastu ametlikus majutusstatistikas. Ja siis nende andmete põhjal me saamegi väita, et Saaremaa on sihtkohaks meie lähinaabritele, kes siis veedavad siin ikkagi, kui nad juba Saaremaale tulevad, siis nad veedavad ka seal rohkem aega. Kui turistid Itaaliast, Prantsusmaalt või veelgi kaugemalt külastavad Saaremaad ikkagi suhteliselt, see on üks väike koht nende reisi jooksul, kus nad siis läbi käivad, aga see ei moodusta põhiosa nende reisist. Kui ikka tullakse, siis sihtkohaks on kas Eesti tervikuna, Baltimaad või terve Põhja-Euroopa, et selles suhtes neile Saaremaa silma ei torka. Ja miks siis see metoodika on oluline, et mitmetestki uurimustest on välja tulnud, et sageli
sihtkoha arendamise ja turustamise osas just need organisatsioonid, nende nii-öelda alad kattuvad ja kumbki ei tea, et kuidas siis et mis piirkonda peaks esile tõstma, mida mitte. Ja siis teades, kus siis reaalsed turistid liiguvad ja kus nad on, siis selle abil on võimalik nii-öelda paremini juhtida just seda sihtkoha arendamist ja turustamist ja paremini planeerida, et vältida seda meeletut tarbimist ja sellist mõttetut panustamist asjasse, mis ei ole tegelikult väärt. Aga siinkohal aitäh teile, küsimusi, kommentaare. Kindlasti tänapäeva turismi üheks iseloomu jooneks ongi pigem see, et minnakse just külla oma nii-öelda sõpradele ja tuttavatele ja kas me saame seda nimetada turismiks või mitte. Samuti siin võib tekkida see küsimus, et kas need Soome ehitajad, kes lähevad Saaremaa mehed, käivad Soomes ehitamas, et kas nemad on ka siin andmestikus, aga samas meil on ühesõnaga sama metoodika põhjal on välja töötatud nii-öelda kodu- ja töökoha ankurpunktide meetod, et selle puhul me saame näha, kas siis tegu on turistiga või ikkagi inimesega, kes käib regulaarselt Soomes, et siis sel juhul teeb välja. Kas olete proovinud ka eemaldada sealt andmetest need turistid, kes lihtsalt sõidavad läbi Harjumaa ja Pärnu, et see ei ole isegi mitte lisasihtkoht nende jaoks, aga nad võib-olla teevad lihtsalt sõidu peal paar telefonikõnet, nende põhisihtkohaks on siiski Saaremaa. Et seda on võimalik eemaldada. Ja aitäh küsimuse eest, et seda on võimalik eemaldada. Mina konkreetselt antud hetkel seda teinud ei ole, et minu puhul nad läksidki siis nii-öelda osaliselt Saaremaad külastanuks, aga samas me nägimegi, et soomlaste ja rootslaste puhul on ikkagi näha, et Saaremaa on oldud nagu suurem osa sellest külastusajast, aga selline tegevus on võimalik küll. Sa rääkisid ettekande alguses sihtkoha määratlemise viisidest ja tõid välja, millist määratlust siis sina kasutasid, kuidas sa leiad, et millist metoodikat nõuaks siis mõne teise määratluse kasutamine sellises töös ja mida sa siis Saaremaa kui sihtkoha kohta rohkem teada annaks? Väga asjalik küsimus. Minu puhul on see, et ma kasutan kvantitatiivseid andmeid, mis tõttu ka minul selline määratlus sihtkohale. Aga kui ma tahaksin läbi viia kvalitatiivset uurimustööd, kui ma reaalselt läheksin kohale nende inimestega suhtlema, küsima, et mis oli nende reisi eesmärk, miks nad tulid, mida nad ise enda sihtkohaks peavad, siis sel juhul oleks mul nii-öelda võimalik samastuda nende uuemate käsitlustega, mis ei vaatle pelgalt seda konkreetset füüsilist kohta, vaid leiavad, et see sihtkoht on veidi laiem, et tegelikult see on väga huvitav nii-öelda tööpõld, kuhu võiks edasi uurima minna selles suhtes, aga see nõuabki meeletut tööd ja siis sel juhul ei saa teha nii-öelda üldistusi, et ma saangi uurida konkreetset väikest osa, mis on nii-öelda kvalitatiivse uurimistöö võib-olla miinuseks. Aga jah, see on paraku nende andmete puudus, et me ei saa teada seda põhjust ja miks nad siia tulevad ja mis see eesmärk neil siin oli. Ma loodan, et ma vastasin sinu küsimusele. Kas keegi soovib öelda, et meil on aega üles küsimus? Jah, see on päris täpne. Kas EMT andmed on piisav? Paraku selles suhtes, et me võime välja tuua siin miinuseid, et võib-olla EMT kliendid on mis iganes suurema rahakotiga või mida iganes. Loomulikult, kui meil oleks rohkem andmeid erinevatelt operaatoritelt, see töö oleks veelgi usaldusväärsem ja nii-öelda mitmekesisem, sest et teada on ka nii-öelda trendid, et kus mingi rahvuse esindajad kalduvad rohkem mingi operaatori kasuks siin Eestis ka, kuna on juba mingid seosed olemas. Et siis kindlasti suurem nii-öelda andmete mitmekesisus tõstaks ka töö usaldusväärsust. Aga samas need olemasolevad andmed on siis nii-öelda selles suhtes korreleeruvad hästi olemasoleva majutusstatistikaga, et nad on küllaltki iseloomulikud just selle rahvuse osas, et need protsendid on samad, mis nii-öelda traditsiooniline majutusstatistika meile ütleb. Jah, Laura. Ja, aga tol hetkel veel ei olnud aastal 2011.
nii et mul on võimalus oma tööd nii-öelda järgnevatel aastatel laiemaks muuta. Kui ei, siis täname veel kord. Aitäh!